Minu teekond Tartu Loodusmajas algas 6. klassis, kui ma liitusin Aire Orula juhendatava ornitoloogiaringiga. Ja Loodusmajaga liitumist soovitas mulle peretuttav ning linnuring tundus selles mõttes huvipakkuv, et ma olin väiksena hästi palju sirvinud seda Eerik Kumari lindude välimäärajat ja mulle see linnuvärk meeldis. Ning ornitoloogiaringist ma leidsin endale mõttekaaslased, kes on minu elus siiamaani 10 aastat hiljem väga tähtsal kohal. Ning nad on küll tagantjärele nentinud, et ma olin alguses päris tüütu sihuke targutaja, et küllap see linnuteema siis oli minu jaoks lihtsalt nii elevust tekitav. Aga me siiamaani meenutame päris sageli, kuidas ei saanud Airele kunagi rahu antud, et me kiusasime teda ikka sellega, et mängisime kogu aeg kaarte ja loopisime neid ringi, et see nagu ei lakanud hetkekski. Ning loomulikult on meelde jäänud laagrid. Neist kõige rohkem on mu elu mõjutanud linnurõngastuslaager Vaibla linnujaamas. Et seal ma tutvusin lindude rõngastamisega, mis mulle väga meeldis ning aasta-aastalt siis pikenes see aeg, mis ma veetsin Vaibla linnujaamas ning viis välja selleni, et mul on rõngastusluba ja ma olin Vaibla linnujaama MTÜ loomise juures ning nüüd me noortega koos korraldame laagreid lastele, kes siis saaksid kogeda seda, mida mina sain ja võib-olla oma elu sellega kirkamaks teha. Et 10. klassi lõpus juhtus selline asi, et Aire ütles meile, et tal ei ole meile enam midagi õpetada ja linnuringi vanem seltskond lakkas koos käimast iganädalaselt, aga selle asenduseks me lõime endale siis niisuguse asja nagu saunaringi, mis siiamaani kohtub päris regulaarselt, et teeme saunasid. Et siis 12. klassis tahtsimegi asendust ja käisin zooloogiaringis, kus oli juhendajaks Aivo Tamm. Tema ringid olid teises majas, sõbrad olid teist nägu ning teemad olid ka teistsugused. Ja siis saigi minust Loodusmaja vilistlane, aga sellega ei lõppenud minu teekond Loodusmajas, et selline huvitav seik juhtus, et sõbrannaga olime ornitoloogiaringi aegadel alati unistanud, et saaks Loodusmaja loomatoa loomadega rohkem aega veeta, sest et me käisime küll linnuringi vahel seal loomatoas, aga kunagi väga kaua aega seal veeta ei saanud. Et siis unistasime, et saaks äkki suvetööna nende eest hoolitseda või midagi sellist. Ning siis ülikooli ajal ma uurisingi, et kas niisugune võimalus on olemas. Ning just sel ajal siis lõpetas oma töö Loodusmajas Ene Pilvet, läks pensionile ning tal oli vaja asendust, tegeles loomatoa hooldamisega. Ning niimoodi juhtuski, et minust sai loomatoa perenaine. Viimased 2 aastat olen käinud korra nädalas nendega siis tegelemas ja olen nüüd Loodusmaja pereliige. Aitäh Loodusmaja ja Semud!